kas teile endale on nagu teie naiseks olemine kuidagi olnud probleem või oluline poliitikas? Ei, poliitikas ei ole. Selles mõttes olen mina muidugi poliitikas rohkem esindanud võib-olla seda mehelikku vaatepunkti. Valimiste kaudu siiski tuleb üsna vähe neid naisi, kelle ainus voorus on see, et nad on naiselikud ja oskavad hästi kleiti kanda. Miks see üldse on probleem? Miks peaks just naisi poliitikasse tooma? Ütleme, kui niisugune suurte aadete puhul, võtame kas või Eesti iseseisvus. Siin me ei saa rääkida, et naised mõtlevad ühtemoodi, mehed mõtlevad teistmoodi. Aga näiteks, kui me räägime lastetoetuse seadusest, eks ole, siis täiesti selgesti siin on erinevad vaatepunktid. Sest minu meelest siiski on olemas erisused naiste ja meeste väärtusilmas ja juba selle tõttu, et naised minu meelest, nad on nagu rohkem seotud selle pidevuse ja jatkuvusega ühiskonnas tervikuna, mitte ainult oma perega. Kas naisi peaks sel juhul kvootidega hakkama tooma? Ei, mitte ei olegi. Mitte ei ole. Miks? Sellepärast, et kvoot tähendab tegelikult just nimelt nagu teatud niisugust, ma ei tea, arengupeetuse tunnustamist või et selleks, et pääseda mingisse valitud kokku, ei aita nagu omadest saavutustest, voorustest, soovidest, tarkusest ja nii edasi, vaid selleks peab nagu ette andma mingisuguse handicap'i.